Järgmisel päeval tõusid Pukanuta ja sõbrad oma mugavast külaliste majas selle peale, et keegi koputas uksele. Ma lähen vaatan, kes see on. Ukse taga lendas kärbest ja elevanti meenutav loom. Tere hommikust, mina olen Äss. Tere hommikust. Tere, Äss. Mis sul käes on? Kuningas palus tuua teile ja sooja hommikuputteru ja vaalika ja metsmaasikatega. Äss asetas kandiku põrandale. Aitäh, see on väga kena. Kui ära sööte, siis läheme koos metsas ülevaatust tegema. Äss ulatas Pukanutale kirju kootud kampsuni. Pane see selga. Õues on täna väga külm. Aitäh sulle, Äss. Pukanuta asus isuga putru sööma. Varsti seisid sõbrad maja ees. Eks ole mõnus karge hommik täna. Pisut külm, jah. Aitäh sooja kampsuni eest. Täna läheme vaatame, kas mets on talve tulekuks valmis. Teele asuti mööda metsarada. Kõik on nii vaikne. Korraga astus Pukanuta suurde veelompi, kuid kukkus istuli selle peale. Oi, lombid ka juba jäätunud. Vaata, seal kraavi peal on ka jää. Läheme uisutama. Sinna ei tohi minna. See jää pole tugev ja sa kukud vette. Õige küll. Lausus Kuuau ning kuulatas midagi puu juurde tehtud kuhja juures. Tundub, et siilidki on korralikult magamas. Taevast maandusid kuningaite kivihaldjas ja seenehaldjas oma lennumasinatega. Tegime tiirud kogu metsa kohal. Kõik sipelgapesad on tühjad ja sipelgad magamas. Karud, siilid, putukad ja ussid on magusas unes. Peame ainult veehaldja juurde minema. Seltskond seadis samuti pisikese allika juurde. Selles elas veehaldjas, kes metsa veekogude elanikel silma peal hoidis. Tere, kas sina oledki veehaldjas? Olen jah. Ära muretse, Kuuau. Kõik onnad on juba ammu veemudasse magama läinud. Väga hea. Siis kukkus midagi Pukanutale ninale. Mis see oli? Midagi tuli minu peale. Oi, lund hakkab sadama. Nii tore. Esimene lumi sulab alati ära, teadis Pukanuta. Lumi. Vajuta õigele tegelasele, kes on pildil kõige väiksem. Õige. Kes on pildil kõige suurem? Õige. Missugune haldjas oskab lennata? Õige. Tubli, sa oled nii hea otsija.